Tere! Te vaatate saadet Koolitaja kolmapäev ja see on selle saatesarja 4. osa. Mina olen Kaidi, teie saatejuht ja ma tervitan teid siin meie Vanalinna maja stuudios. Tänases saates. Millise küsimuse jättis tänasele külalisele eelmise saate külaline Mihkel Kangur? Mis on Tõnn ja kes on Tallinna Rahvaülikooli aasta koolitaja 2025? Samuti loosime saates välja meie valdkondade mängu võitjad ning saate lõpus näitame teile, kuidas üks päris kursus välja näeb. Ja miks üldse seisan ma siin sügisõhtul meie südalinna maja ukse ees? Saate peatselt teada. Selle saate eesmärk on koos avastada elukestva õppe võimalusi, tutvustada põnevaid koolitajaid ning julgustada sind proovima midagi uut. Korra kuus toome selles saates teieni vestluse ühe Tallinna Rahvaülikooli koolitajaga, kes jagab siin meiega oma teadmisi ja kogemusi. Ja saate lõpus seekord ootab meid kõiki üks üllatus. Kas sina teadsid, et korra aastas toimub Eestis Tõnn ehk täiskasvanud õppija nädal? See on elukestva õppe populariseerimise üritus, mille ajal siis võimendatakse kõike, mis on seotud täiskasvanu õppimise ja arendamisega. Ja ka meie Tallinna Rahvaülikoolis tunnustame oma õpetajaid ja valime aasta koolitaja. Olgu see esimeseks vihjeks sellele, kes on täna saate külaline. Meie tänane saatekülaline on Tallinna Rahvaülikooli aasta koolitaja 2025. Ta on olnud meie koolis õpetaja 33 aastat ning Eesti üks kuulsamaid lapikunstnikke, kes väga armastab ka taaskasutust ning on välja andnud 2 raamatut. Üks nendest on Lapitöö Eesti kodus ning Teksased lapitöös. Tema isikunäitused on toimunud Eestis, Soomes ja Rootsis ning oma kodu on ta muutnud tõeliseks meistriteoseks, lapitöö majaks. Tere tulemast stuudiosse, Marja Mattiisen. Tere. Ma kasutan seda võimaluse ära ja ütlen ka enda poolt palju õnne. Aitäh. Selle uhke tunnustuse eest ja mis tunded sind valdasid, Marja, kui oli sinu esimene kursuse tund ja uksest astus sisse meie direktor Hanne-Loore ja tal oli kaasas see aukiri, see oli mõeldud sulle. Kas sa mäletad veel neid tundeid? Tähelepanu ikkagi tõstab ja nii meeleolu kui töö motivatsiooni, nii et tore ju. Ja seda enam, et selle on teinud meie enda kooli kalligraafia õpetaja Anu Karjatse, kes on mulle ka väga armas inimene. Ja just. Meil on hea meel, et sina oled selle pälvinud ja loodame, et see annab aina seda hoogu juurde, kuid sul seda vist väga juurde ei ole ka vaja. Enne kui me lähme nüüd ainult sinu lapitöö teemasse, ma lähen korraks tagasi koos sinuga eelmisesse saatesse, sest eelmine külaline Mihkel Kangur jättis sulle sinu esimese küsimuse. Ja meil on siin selline tore filmimaailmast pärit klapp. Kui sa nüüd selle kinni klõpsad, siis sa kuuledki, mida Mihkel sinult küsib. Kas sa oled valmis selleks? Ja. Palun! Minu küsimus: jaga mõnda hetke enda koolituselt, kus sa tundsid, et see, mida sa teed, on väga õige asi. Et see on inimestele tähtis ja oluline. Nii kuulan sind, Marja. Eks silmade särast ja sellest õhinast tunnetab ära selle, kui minu see pisik, lapitöö pisik on kohale jõudnud, et inimesed on nakatunud, aga eriliselt tunnen ma rõõmu sellest, kui Mardilaadal on mul igal aastal oma boks, kus mul on näitus ja kus ma õpetan midagi ja seal siis käivad endised õpilased oma tekipiltidega ja vahel nõu küsimas, nii et see on tõepoolest hingesoojendav. Ja teine seis, millal ma väga rõõmustan, on, ma olen sageli
käsitöö žüriides, käsitöövõistluste žüriides. Ja need on küll salajased, eks, aga siis, kui ma pärast loen neid, kes võidavad ja kui seal on minu õpilased ja need on sageli seal, siis see teeb ka ikka väga rõõmu. Siis saad aru, et see asi läheb edasi ja sellest on kasu. Ja nii vahva, et sul on kohe mitu näidet tuua, et seda oled nii palju seda näinud nende aastate jooksul ja see on äge, et õpilased otsivad sind taas üles ja leiavad tee sinuni jälle. See on meil kokkulepe, et igal aastal pardilaadal tulge ja näidake. Ja vahva, ma tulen ka see aasta, siis vaatan su boksi üle seal. Aga räägime korraks sellest, milline on sinu tavaline kolmapäev? Minu elu ei ole niisugune rutiinne, nii et ma olen juba aastakümneid saanud teha seda, mida ma ise tahan. Ja siis vastavalt sellele, kui mul on koolituse päev, siis ma hommikuti valmistan tundi ette, sügisetti näiteks või poolest suvest juba panen ma leekides metsa poole, seeni otsima ja saan oma aega ise sättida. Mõni arvab, et ma ei käi tööl, eks ma siis teen öösel rohkem, kui ma päeval kuskil käin või teen. Nii et see sõltub täiesti sellest, mis programm mul selleks päevaks on. Aga üldiselt ma naudin seda, mida ma teen. Ma tõesti teen ainult neid asju juba viimased 20 aastat, mida ma ise tahan. Seda on küll tore kuulda, et iga kolmapäeva on erinev sul siis. Aga üks on kindel, et meil Rahvaülikoolis on sul nüüd käivitunud kursus lapitöö algajatele ja see on juba alanud ja käib. Mis üldse tähendab lapitöö praegu meie tänapäeva kontekstis? Tänapäeva kontekstis on seal hästi mitu külge, millest võiks nagu läheneda. Üks osa on inimesed, kes seda teevad, et võib-olla natuke need on muutunud. Nad käivad õppimas rohkem selleks, et sotsialiseeruda, selleks, et suhelda samasuguse huvialaga inimestega. Et vanasti hakati kohe tegema tekke, et nagu praktilisuse pärast. Üks liin on see, et tehakse tekke, praktilisi asju. Teine liin on näituse tase, et see ongi nii, et maailmas on hästi arenenud just, see on üks tekstiilikunsti osa on lapitöö ja on suured messid ja suured võistlused, et kus siis saab osaleda just seinatekstiilidega. Ja ka meie lapitöö seltsis on meil ikkagi aeg-ajalt näitused just seinatekstiilidega. Kolmas liin, mis on nagu tähtis, on tänapäeval see lapitöö vahendite tööstus. Et see on täiesti uskumatult suur. See on alates sellest, et isegi riideribad lõigatakse valmis ja komplekteeritakse värvide järgi. Kõik need lõikamisvahendid ja mida tavaliselt vaja ei ole. Ma alati õpilast ütlesin, et enamus nendest asjadest vaja ei ole, aga see on see heaoluriikide pensionäride vaba aja tegevus, eks ole. Ja siis nad investeerivad sellesse nendesse vahenditesse, asjadesse. Et see on hästi suur, hästi suur. Seda ma kujutan ette, et tänapäeval on nii suur valikuvõimalus ja kogu see industriaalne osa seal taga. Marja, sul on kaasas sinu enda loodud ja kirjutatud raamatud Lapitöö Eesti kodus ja siis ka Teksased lapitöös. Miks sa need raamatud kirjutasid? Mille põhjal need siis erinevad? See esimene raamat sündis niimoodi, et me pojaga tõlkisime ühe ingliskeelse raamatu. See punane. Lapitöö Eesti kodus. Nii. Tõlkisime ühe ingliskeelse raamatu, kus oli öeldud, et osta 5 sentimeetrit seda ja seda kangast ja 10 sentimeetrit seda ja siis 50 seda. Ja see ajendas mind kirjutama, siis ma olin juba üle 10 aasta õpetanud, et Eesti naine ei tee niimoodi lapitööd. Ta võtab kiitlihõlma, tekikoti mitte kuulunud ääre, ta võtab kardina ja teeb nendest ja see ajendas siis panema need samase õpetuse kogemuse sellesse, nii et see on minu kursuse konspekt. Et ka praegu ma õpetan selle rütmiga, et seal on erinevad taaskasutusvõimalused, kuhu mingisugune kangas sobib. Pärast seda tuli siis Teksa raamat. Ja seal on siis üle 300 erineva idee ja tehnika, mida saab siis teksastest teha. Nii et tõesti viimase niidi jupini saan ma selle ära kasutada kõik selle materjali, et mõni ütleb, et tolm jääb, eks ole. Ja tolmu ma tõesti olen mõelnud. Vahepeal, kui ma seda raamatut tegin, siis mul oli sinine tolm majas. Et oleks võinud vanutada seda, aga nii hulluks ma pole veel läinud. Jaa.
nii et ärme viska ära vanu teksaseid, vaid kasutame neid nutikalt ja kaunilt ära. Just. Sinu jaoks on olulisel kohal taaskasutus. Et äkki mõni näide sellest, kuidas sina oma kursusel siis taaskasutad juba olemasolevat näiteks? Minu tund on üles ehitatud niimoodi, et mul on päris algusaastate tööd, iseenda tööd alles. Ma käin suure kohvriga, see on minu koolikott. Ja siis ma näitangi esimeses tunnis, kui me õpime mingi tehnika, siis ma näitan oma selle algusaastate töö, kus ei ole kõik nii väga täpne ja on natuke kõverusi ja natuke apse ja tunnistan ausalt üles. Ja need algusaastate tööd on enamuses ikkagi taaskasutus. Vähe oli saada ja ikkagi tahtsin hästi palju ära kasutada, nii et ma olen kogu aeg rõhutanud erinevad tehnikad, vajavad erinevaid kangaid, aga ei ole olemas mõttetut kangast, et kõikide jaoks on oma tehnika või siis oma erinev koht, lihtsalt tuleb leida see õige koht. Ja üldiselt ka inimesed, kes eriti algusaastatel, nad tegid ikkagi sellest, mis neil kappides oli. Tänapäeval on see natuke muutunud. See sinu koolikott või siis sinu kohver kõlab nii põnevalt ja tegelikult ma palusingi sul ka täna kaasa võtta mõned toredad tööd ja viskame neile korraks pilgu peale, mis sa oled stuudiosse kaasa võtnud. Marja, oma kuulsast lapitöö kohvrist oled sa kaasa võtnud meile täna 2 näidet ja üks on siin uhkelt meie kõrval. Räägi mulle ja vaatajatele, millega tegu on? See pole päris lapitekk, aga nii on teda kergem kaasas tassida, nii et see on nüüd pealne, nii nimetatud pealne. Need erinevad plokid, need plokid koosnevad siis erinevatest tükkidest, on teinud minu õpilased algusaegadest saadik. Nii et kui ma vahel kahtlen, kas ma tõesti olen nii kaua õpetanud, siis ma nende lappide järgi, siin on esimese kursuse tegijate 93, siis nad lõpetasid kevadel, 92 alustasid. Et siis ma olen kindel, et tegelikult ikka nii palju on aega möödas, nii et igaüks tegi siis mulle oma tunnis kasutatud lappidest mälestuseks sellise ploki ja siis oma selled initsiaalid või aastaarvu sinna peale, et see on selles mõttes vahva. Tegelikult neid lappe on mul juba hästi palju, üks tekk on valmis ka ja et sealt tuleks veel ka paar. Need ei ole ainukesed õpilased loomulikult, sul on neid nii palju, aga see on sinu siuke hea kronoloogia või nagu märklik. Ja meelde tuleta, ma ei mäleta inimeste nägusid ega nimesid, aga seda, mis nägu see inimene oli, kes selle kangaga tegi, seda ma mäletan kusjuures. Äkki ta vaatab saadet ka? Jaa, võib-olla. Tervitame. Ja, väga vahva. See on siis tükikene sellest sinu ajateljast. Rahvaülikooli õpilaste niisugused killukesed. Just, ilusad killukesed. Aga sul on veel üks töö kaasas. Vaatame selle ka üle, sest see on väga raske. Kas ma aitan sind? Nii. Mis see on, Marja? See on nüüd just see variant, nagu see esimene oli siis lapiteki pealne, siis see on seinatekstiil, see on nüüd minu viimane töö, mis käis ka Inglismaal Festival of Quilts näitusel ja võitis sealt kohtunikupreemia, nii et näituse töid ma viimasel ajal armastan teha just teksakangast, et palju on neid järele jäänud sellest raamatuteost. Nii et selle nimi on Takistavad tegurid. Ta on tehtud keskkonna teemalisele lapitööseltsi näitusele ja just, et mõtlesin selle peale, et kuidas neid kankaid saaks siis taaskasutada ja mis seda siis takistavad, et siin on need just metallid ja asjad, miks teksast ei saa ju niisama lõhkuda või masinas hakkida. Aga üldiselt see iseloomustab ka meie üldse seda tekstiili. Seadus praegu tuli, et ei tohi ära visata, aga tegelikult ju veel midagi sellest ei tehta. Et takistavaid tegureid on nii palju, kõik leiavad igasuguseid põhjendusi, miks üht asja või teist asja teha ei saa. Et selline on see taust, mille peale ma mõtlesin, kui ma seda tööd tegin. See on tõesti, see on uhke, see on nii rikkalik ja väga hea mõte koduse seina kaunistamiseks. Ja. Et see on väga-väga kena. Isegi lukk käib siin veel, käib edasi-tagasi. Palju õnne selle eripreemia võitmise eest. Sina oled üks neid väheseid koolitajaid meie koolis, kes on väga-väga kaua õpetanud siin 33 aastat läbi 3 aastakümne. Sinu silmad on väga palju näinud, et mis sulle tundub on see, mis on selle aja jooksul kõige rohkem muutunud või vastupidi, äkki ei olegi muutunud? Õhin on alles inimestel,
kindlasti on muutunud näiteks see, et algusaastatel, kui oli hästi vähe kirjandust saada, siis kui ma kuskilt sain laenata mõne käest mingid ajakirja või siis ma paljundasin mustvalgelt ja mul kursused tulid varem tundi ja ma ütlesin ka alati, et nad võivad kauemaks jääda ja nad õhinaga vaatasid raamatuid. Seda tänapäeval ei ole, sest tänapäeval on internet. Nii et pigem neid innustab see, et on mul see kohver ja need vanad või päris valmis asjad. Et seda uuritakse rohkem, et see vahe on. Siis vahetult ennem minu seda algust oli veel ju nõukogude aeg, eks. Et siis olid need poliitloengud kohustuslikud, et sinna ei pääsenud. Mina enne kui ma õpetama hakkasin, ma kunagi sinna sellesse kooli ei pääsenud, sinna sai ikka väga suure järjekorras seismise või tutvuse kaudu. Ja siis sinna kuulusid kohustuslikud poliitloengud. On vähe, kes on näinud selliseid muutusi ja ma tänasin selle eest, et sa oled nii kaua käinud ja õpetanud, andnud suure väärtuse Rahvaülikoolile ja muutnud ka üleüldiselt Eesti kaunimaks paigaks tänu oma suurele kohvrile ja kõige sellele, mis on sinu näppudest siis välja tulnud. Aitäh selle vestluse eest, Marja. Aitäh. Head vaatajad, see kõik, mida me oleme nüüd tänase vestluse jooksul kuulnud, iseloomustabki Tallinna Rahvaülikooli aasta koolitajad. Veel kord palju õnne Marja Mattiisenile. Enne kui me vestluse lõpetame, küsin teilt, kas te mäletate, et eelmises saates avasime meie Facebooki lehel valdkondade mängu ja tänaseks on sinna kogunenud juba üle 30 kommenteerija. Aga võita saab ainult üks ja kohe siin stuudios me loosime välja võitja. Marja, ma palun sinul olla see Fortuna, kes selgitab välja meie valdkondade mängu võitja. Meil on sinna tekitatud elektrooniline loosiratas ja muideks tulemused on hästi põnevad, et 3 kõige popimat valdkonda, mida need mängus osalejad siis valisid, oligi kõige populaarsem kokandus, sealt järgi käsitöö, võib-olla ka osas tänu sinule ja 3. liikumine. Ja see on siis tulemuste kokkuvõte. Aga nii kui sa siia peale klõpsad, palun, siis läheb loosiratas käima. Kes on võitjad? Jaana Roopa, tema lemmik oli siis liikumine. Ja kaasa võtab ta Merili. Aitäh sulle, palju õnne võitjatele. Teie olete siis võitnud Tallinna Rahvaülikooli kinkekaardi kumbki 35 € väärtuses ja me võtame teiega ühendust. Aga üllatusena ja lisaks nendele kinkekaartidele on meie armas koolitaja Marja pannud välja auhinnaks ka tema raamatu Teksased lapitöös. Ja see on sinust nii lahke. Suur tänu. Mul on endal ka praegu suu jäi lahti. Mis asja? Marja, kas tõesti? Palju õnne. Nüüd ja esmakordselt meie saatesarjas läheme ja heidame pilgu Marja kursusele Tallinna Rahvaülikooli Südalinna majas, kus Marja õpilased õpivadki lapitööd. Läki. Me jõudsime nüüd kohale meie Südalinna majja, kus täna ongi Marja lapitöö kursuse teine kohtumine ja osalejad juba kogunevad, nii et lähme ütleme kõigile tere ja vaatame, kuidas nad ennast sisse seavad. Mul on hea meel, et te olete katsetanud. Tore. Nad alustavad praegu kodutöö ülevaatamisega ja Marja annab igale osalejale individuaalse tagasiside, tugevused, nõrkused, mida teha, kuidas edasi, nii et päris lahe individuaalne lähenemine. Teate, tegelikult on päris koolitunne, et on kodutöö antud ja nüüd õpetaja vaatab kodutöö üle, aga õhkkond on mega soe ja hästi toetav. Ma märkasin veel sellist ägedat asja, et Marja Mattiisen on nii sellest lapitöö maailmast
nagu imeliselt läbi imbunud, et ta kannab täna seljas pintsakut, mis on väikeste pisikeste lapikestega kaunistatud, et see on imeilus lisand sellele kõigele. Väga huvitav tuleb. Olen praegu siin viibinud ainult 15 minutit, aga ma olen juba midagi uut õppinud. Kordus üks mõte, et nimelt mida paksem kangas, seda suurem õmblusvaru. Natukene võt siit eriti vaata, eks ole, et mõni õmblusvaru oleks võinud natuke laiem olla. Nagu ma ütlesin, mida paksem kangas, seda laiem peab olema õmblusvaru. Et siin on ilmselgelt poole väiksem õmblusvaru, kui ta võiks olla. Mida on hästi tore näha, on see, et iga osaleja lapitöö on hästi isikupärane ja individuaalne. Ja Marja just märkis ka selle ära, et lapikunsti võlu ongi selles, et see on nagu tõeline vabadus. Teed seda, mis hoog parasjagu peale tuleb. Me napsasime korraks siia ühe Marja õpilase. Kuidas sinu nimi on? Triin, väga vahva. Triin, sa näed nii kaunis välja, et ma saan täiesti aru, miks sa oled tulnud lapitööd õppima. Ja miks sa üldse kursusele otsustasid tulla? Tegelikult minus on soov ise teha mingisuguseid lahedaid kirjuid, põnevaid rõivaid ja ma alustan algusest ja lapitehnika tundub, et on selline hea koht, kust alustada. Mustrite tegemine, et siis see rõivaste disain võib-olla tuleb hiljem. Mulle tundub, et sa oled väga õiges kohas, et kuidas sulle praegu teisel kohtumisel tundub, milline õpetaja Marja on? Mis mulle meeldib ta juures on see, et ta on hästi lihtne. Ta toob hästi elulisi näiteid. See on fakt, eks ole, et sa paned midagi ilusat laua peale, siis esimese šokolaadikoogiga on see rikutud. Ütleme, et sul võivad olla hästi peened vahendid, mingid spets, õmblustarvikud, käärid, aga siis ta ütleb, et aga näete, et tegelikult saab ka täiesti lihtsate vahenditega hakkama. Mulle meeldib, et ta toob näiteid, et kus ta ise on midagi valesti teinud. No vaata, sa paned selle ruudu sinna peale ja joonistad ja siis lõikad seal, kuidas see käär seal läheb, eks ole, seal ei tule nii täpselt. Kus võib eksida näiteks või siis, et mis teha siis, kui sa eksid. Kui tuleb viga, seda on väga kerge niimoodi harutada, kui te kohe harutate. Pluss ta räägib lugusid ja kuidagi hästi loomulik on. Marja just esitles kõigile osalejatele neid tema väga ammuaegseid tekke ja vaadake, see kaunis lapitekk tehti siis, kui mina olin 8-aastane, nii et Marja on nagu tõeline legend, ta on juba nii kaua teinud teid ja see on üks varasemaid, aga vaadake seda siin. See on, ma ei ole kunagi midagi nii ägedat näinud, et siin on mustvalge ja natuke nagu malelaud ja siin vahel on sellised suuremad lapid lammastega. Nii et see on nagu tõeline minu meelest ajatu lapitöö. Sel ajal mul oli veel vähe kangaid, aga põhimõtteliselt ma olen taga siiani rahul mõelda, eks ju. Varsti 40 aastat. Ja vaadake seda siin. See on nagu ülihea näide sellest, kui kauneid mustreid tegelikult saab lapitööga teha. Mina täiega kannaks sellist pintsakut näiteks. See oli kõige sirgem koht selle triikraual. See tähendab seda, et ma ka triikidest tõstan selle siit üles. Mäletate, kuidas ta läks siit alt? Eks ole? Veel ühe toreda asja. Marja ütles nimelt, et iga viga on millekski hea. Nii et kui sa teed vea, siis isegi Marja on
järgi jätnud mõned vanad tööd, millest õppida, mida näidata, mida mitte teha või kuidas seda teisiti või paremini teha. Nii et vigade tegemine on täiesti okei. Vaata, vigadest tuleb tavaliselt midagi head. Tuli muhk ja lohk tuli selle töö nimi, sest keskele tuli suur muhk ja niisugune venis välja. Vaat, see on see sama näidis, mis ma ütlesin, eks ole, et kui äärde õmbled, siis ta läheb niimoodi kaarde. Esimeses saates õppisin Mariaga tangosamme ning teises saates Tiinaga tööelu unistusi kujundama. 3. saates õpetas Mihkel mulle, kuidas me esineme, kui meile meeldib esineda. Täna aga sain Marja lapitöö kursusel teada, et eksimine on hea, sest vigadest kasvavad välja uued võimalused. Mina olen tänase saate jooksul juba Marjat päris palju küsitlenud, aga peatselt annan ma selle mikrofoni ja küsija rolli Marjale üle ja temale avaneb võimalus salvestada küsimus meie saate järgmisele külalisele. Kes ta on ja mida Marja temalt kuuleb, kuulete teie, head vaatajad, juba järgmises saates novembris koolitaja kolmapäevas. Aitäh vaatamast ja nägemiseni! Thank you.